Tere sõbrad, näiteks siis enda tehnika üle, millega me motokrossi võistlustel käime ja nii edasi, et kus me enda enamus elust elame, et lähme vaatame veits. Seda on ka vaja. See on meie põhi. Nii palju ütlen ära, et motokrossi aeg, MM-ide aeg on meil muidugi ägedam telk, suurem värgid, et siin Estikatel me seda lahti ei võta, et mitu tundi läheb aega. Siin on mehaaniku ala rohkem, et tema riistakastid ja muu töö, et meie tuleme Kunnasega siia nii võimalikult vähe kui võimalik, et vahest ikka tuleme appi, aga rohkem on see mehaanikute ala. Hoiame siin distantsi. No MM-il on vähe teine olukord, et siin on nagu siis meil toidulauad, ratas, millega me teeme sooja ennem võistlusi, et täna meil neid välja siin pandud ei ole, et läheme äkki näita, mis sees ka toimub. Siin mul poeg paneb praegu riidesse, et läheme edasi. Mina muidugi võtan alati saapad ära. Teie võite saabastega tulla. Sinuke elu meil on siin. Krossile saabudes laseme selle kogu seina välja, siis tuleb meil ruumi juurde, muidu see on sõites siin sees. Rooli taga on ka väga mugav istuda. Istud nagu diivani peal. Et sõita on ülimugav sellega. Enamus sõitjatel on niisugune reka variant, et siin on vahesein vahel, siis taga on nagu furgoonist ehitatud see, et meile annab see nagu ruumi juurde, et on bussi variant ja tundub nagu kuidagi rohkem vägevam meie jaoks. Võib-olla välimuselt ta nii ilus ei ole ja kaasaegne, aga meie oleme sellega väga rahul. Siin on meil väike kööginurk. Magamiskohad on siis. See diivan käib lahti magamiseks. Siin teine mehaanik tavaliselt magab. Siin on meie võistlejate magamiskohad. See käib veel nagu lahti ka veel meil nariks, et kui pered kaasas on, saab laiemaks teha. Siin on üks magamiskoht, siin on teine. Siin siis oli mehaanik. Hädajuhul käivad need lauad ka veel alla, et saab magada. Siin on siis nagu ka lisaks veel üks magamiskoht. Siin on siis meil siuke kraanikaustus, WC, mida me rohkem hoiame nagu kolikambriks. Et kapid meil siin, neid ma koristan kogu aeg, sellepärast et minu kapp on korras, teistel on sassis, ma teen need omad ka alati korda. Siit saab otsa siis garaaži. Siia käib meil see sikkel sisse. Ja siin on meil siis siuksed tähtsamad asjad ja vajalikud kõik kappides ja sahtlites olemas, et siuksed suuremad varuosad, mida nagu alati vaja ei lähe, on katuseboksides ja all kastides, et meil on siin all suured kastid. Veepaagid ja asjad on ka nagu peidus põhja all piisavalt suured, et 600 liitrit umbes on veepaak. Sellega käib ilusti ühe MM-i ära ja jääb alles ka vett, et seal on reeglid, et tsiklit ju niikuinii ei pesta. Bussi juures on see meie eluks vajalik vesi, nii et kõik on sellega korras. Siin on meil siis külmikuvärk, see töötab kogu aeg gaasi ja iga asja pealt. Enamus ikkagi, kui on korralik hooaeg, siis lükkame selle käima ja käib sügiseni. See on nagu USA bussi värk on. Ma ei tea, kas ma lahti võin teha, et siin vaatame, mis siin näeb kilu, vürtsikad fileekilud. Siia saab piisavalt õllet panna, õllu külmeb ära tegelikult. Saab kangemat panna, jäägermestit või midagi. Või viina, mehaanik joob äkki. Ja selline see elu on, et vahest on popcorni teha siin. Lapsed, ise me sööme ainult juurvillu ja banaani. Et ma ei tea, rohkem ma ei oska midagi öelda. Poiss hakkas 10 minutit tagasi trukke kinni panema, aga ma aitan tal need ära panna, sest ega ta on siuke hästi tagasihoidlik kutt, et ega ta nagu eriti midagi ei ütle, et pigem ta teeb tükk aega ja siis ta paneb lihtsalt pau ära kellegi, et keegi ei aita teda. Aga ma võin näidata sul koroonamaski ka. Ma ei saa nagu väga hästi, see on mul patenteerimata veel. Ma patenteerin selle ära kindlasti.
erinevad läbirääkimised käivad praegu ProGripiga ja siis veel erinevate firmadega, et praegu ma veel leiutan seda õhusüsteemi veel. Paned pähe ja siit tõmbad nagu värsket õhku peale. Põhimõtteliselt saad jaanuaris paned ette ja saad ilusti ära elada. Ja siis veel saab siia igast asju sisse ka panna, saad süüa ka samal ajal. Raputan niimoodi. Et vaata, mis sellest tuleb, aga ma arvan, et eks ta uus Transferwise'i variant tuleb. Okei, ega ma rohkem ei oskagi midagi teile öelda. Kui kõik hästi läheb, sõidame järgmine aasta MM-i ka, täpselt veel ei oska öelda. Toetajad pigem toetavad seda üritust, aga eks see koroona on kogu selle motokrossi, kogu spordi suhteliselt ära rikkunud. Aga no, kes selle aja üle elab, siis ma arvan, et see on ikkagi üks spordi osa seal ellu jääda. See aasta võib-olla poodium polegi tähtis, lihtsalt ellu jääda. Kõik.